See Mädelein, kummaline, eks? Ma otsin lihtsalt jututeemat. Olin arvutis ja lugesin uudiseid. Kummaline, et nad seda Mädelein ikka veel otsivad. Ikka veel näevad teda, et sellest kirjutatakse. Kas see pole kummaline? Mis siin kummaline? Tõstis ta oma viha ja peaaegu nututäis silmad mannapudu kausi kohalt üles. Ütle, mis siin kummalist on? See on ju tavaline, et lapsi röövitakse, tapetakse, vägistatakse, süüakse ära. Mina ei usu, et inimesed on head. Nad on vastikud, halvad, õelad ja julmad on nad. Ja kaovad ükskord kõik nii. Ta väike rusikas pigistas lusikat, nagu valmistaks tapma oma surmavaenlast. Aga enne teil loodan ma, et kaob see mannapudel siit, sest ükskõik kui vastikuid ei oleks inimesed, on mannapudel ikkagi veel vastikuid ja keegi ei ole väär. Isegi kõige halvemad inimesed, et neid karitaks mannapudel. Mis te tegite, ema ja isa? Te tegite minu. Tegite nagu mingi koolemi endale, mingi krati või lemmiklooma. Et must oleks seltsi, et ma oleksin armas ja aitaksin tunda teile inimesena. Et ma rabaksin te ees, kannaksin kokku te kaduva armastuse sümboli, kuhila õnne. Oleksin toeks eluteel nagu lihast ja luust karts. Äkki on must vanast pääst abi. Kannaksin nagu koormast te geneetikat ja nime tulevikku, igaviku poole, kosmilisse kaugesse randa. Mis te tegite, ema ja isa? Te tegite minu karistused. Endale ja minule vaadake nüüd ja olge uhked. See on teie laps. On valus. On juba valus. See on ilus kett. Ütles ta vaadates ketti ümber oma pahkluu. See on ilus. Teised arvaksid ka, et see on ilus kett. Ma mõtlen, mille külge see kett mind seob. Kas see seob mind sinu või surma külge? Seda oli minu jaoks natuke palju, olin emotsionaalselt endast väljas, ma ei tahtnud vastata. Ma ei tahtnud sind küll sellega kuidagi enda külge siduda, millegi külge. Sa oled mulle lihtsalt armas, liiga armas, kui nii mõelda. Et siis armastus on natuke nagu vangla. Siis ma ei tea, kas ma üldse kunagi armastust tahan. Kas siis vaba on nii palju parem olla? Kas vaba ei tähenda seda, et sul pole midagi, millest kinni hoida? Vaba võib olla kogu aeg, vaba võib olla peale surma, aga siis on ainult tühjus. Jah, ma mõtlen, vabadus on tühjus, armastus on eluruum, vabadus on vaakum. Ta oli jäänud mind üksi silmi põrnitsema, silmad olid saanud veidi hämaras valguses roheliseks nagu kassi. Ma arvan, et mulle meeldib vaakum. Kohvi on ju pakendatud vaakumisse. Siis, kui sa vaakumi ära võtad, siis on kõik kohad seda värske. Sõnul seletamatult lõhna täis. Vaakumis püsivad asjad ja inimesed ja tunded värsked. Armastus aga tapab. Kõik läheb selles raiskudel. Armastus on troopika ja meie oleme värske. Ja ta kõristas jalga liigutades ketti. Mu käed värisesid, ma neelatasin. Me näeme sellel pildil välja nagu perekond. Päike paistab tuppa. Me istume diivanil. Mina olen naaldunud emale ja isa hoiab ema ümbert kinni. Tal on vuntsid, isal siis. Tollal olid kõigil meestel vuntsid. Ja me kõik naeratame. Vanaisa vist tegi selle pildi. Ma mäletan vana klõpsuvat fotokat, mis käis pruuni lõhnavasse nahkputra üsse. See pilt ei räägi sellest, et isa ei elanud tollal meiega. Ma nägin teda harva ja ükskord, kui ta tuli ja oli vuntsid ära ajanud, hakkasin ma nutma, sest ei tundnud teda ära. Sellest need pildid ei räägi. Need on ilusad pildid. Sellepärast ei usu ma Instagrami ja Facebooki seinu. Need inimesed ei ela seda elu. Nad ei söö neid toite ja neil pole neid kassipoegi. Ma olen obsiivne armastaja. Ma olen obsiivne armastaja. Ma olen obsiivne armastaja.
obsiidne